Jesaja raamatu 55. peatükk ja 10. salm, loen seda. Sest otse kui vihm ja lumi tulevad taevast alla ega lähe sinna tagasi, vaid kastavad maad ja teevad selle sigivaks ning kandmaks, et see annaks külvajale seemet ja sööjale leiba. Siin on kaks gruppi, kellest ma praegusel hetkel rääkima hakkan. See puudutab tegelikult, ma usun, meid kõiki, meid inimesi, kes me oleme. Ütlen seda kohe, et Jumal armastab neid mõlemaid. Armastab neid, kes külvavad ja armastab neid, kes söövad. Ja põhimõtteliselt on niimoodi ka, et ka kõik külvajad söövad ka, aga kõik sööjad ei külva. Ütleme, et see on nii lihtloogiline, kui selle mõtte praegu niimoodi olen lahti ütelnud. Külvajad on tegelikult need, kes on nagu andjad ja neid on alati tegelikult on vähem. Ütleme, et läbi aegade, on niimoodi, et siin lihtsalt põllumajanduses on nii, et kuna elu on nagu arenenud, siis neid külvajaid jääb järjest nagu vähemaks, sest vähema rahvaga saab palju rohkem nagu tehtud, sest masinad ka aitavad. Vanasti oli, see proportsioon hoopis kindlasti teine. Aga praegusel hetkel on nii, et siin selles maailmas on sööjaid on rohkem, kui on tegelikult neid, kes on külvamas. Tähendab, on neid tarbijaid, on neid, kes on võtmas. Ja sellepärast täna nagu räägime sellest kahest kategooriast. Kordan veel kord seda, et Jumal armastab mõlemaid. Ja olgugi on niimoodi, et need kaks kategooriat, ega need omavahel päris üksteist ei mõista. Ja sellepärast on see nii, et täna ka, kui meie nagu seda mõtet oleme siin mõtlemas, siis me võime ennast leida nii ühest kui teisest kategooriast ja sellepärast ära tunne ennast üldse halvasti, kui oled sööja, siis söö ennast täis ja tunne rõõmu ja mine täis kõhuga ja kõik on sellega nagu sellises mõttes on hästi. Aga kui sa oled andja, siis püüa mõista neid, kes lihtsalt söövad ja nendele sööjatele soovin seda samamoodi ka, et püüdke mõista neid, kes on tegelikult nendes külvaja ja kes on ka selles just sellises andja rollis. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et on need kaks gruppi siin selles maailmas. Ja neid võib leida nii koguduses kui perekonnas, kui ühiskonnas, üldiselt. Ja nüüd on niimoodi, et kui natukese nagu selliselt mõelda, et kes on nagu meie peredes ja et osad on võib-olla sellised, on rohkem nagu tarbijad. Tegelikult, oleks väga hea, kui oleks ikkagi üldiselt igal ühel oleks midagi anda. Kuidas on, see kogudusse tuleku selline üldine kord, millest apostel Paulus õpetab? Ütleb, et niimoodi, et kui te kokku tulete, siis olgu igal ühel midagi. Ja vaata, kui sa tuled nagu selle, kuidas ütelda, sellise oma leivatükiga, et mida sina tuled nagu jagama, siis sinuga on üks nagu teine lugu. Siis sa ei nurise, et siin midagi ei ole. Sul vähemalt endal on juba olemas. Aga vaata, kui sa oled siukene, kes sa tuled lihtsalt saama, siis ütled, et kuule, täna oli üks vilets jutlus ja ma ei saanud mitte kui midagi sellest ja mõtled nagu selliselt selle asja peale. Ja sellepärast on niimoodi, et kui sa tahad ennast hästi tunda, üldse siin selles maailmas, siis Jeesus soovitab ja õpetab meid väga selle koha pealt, et me kõik oleksime tegelikult andjad. Ta õpetab seda, ta õpetab oma jüngreid, ta on ise seda, ta on selleks eeskujuks ja meie taevane isa on ammugi just selleks eeskujuks. Nüüd et Jeesuse jüngrite hulgas oli ka selliseid, kes olid, sellised nagu võtjad. Üks nendest oli Juudas. Andrei Zapovalov ühes vanas jutluses, mida ta hiljuti siin üles pani, kuulasin seda, ta arutleb nagu seda Juuda lugu selliselt, selle Johannese evangeeliumi, kas see on 12. peatüki alguses või kus see lugu on, kui Maaria annab selle väga kalli nardisalvi ja valab Jeesuse peale ja siis Juudas seal nuriseb, et milleks see raiskamine. No seal on natukene, teeme matemaatikat ka. See nardisalv maksis seda, 300 denarit. Hiljem Juudas ühesõnaga müüb Jeesuse 30 selle hõbetüki eest ära. Et lihtsalt nagu, kui neid numbritki niimoodi võtta, et ikkagi, et isegi see 30 oli suur raha. Sellises mõttes, sest selle eest osteti ju tegelikult hiljem põld. Sest et ega põldu ei saa ju tühise raha eest osta, selle eest osteti põld ja sellest ka see oli raha. Aga see raha, mida Maaria valas Jeesuse peale tema võitmiseks, see oli väga suur raha. Ja sellepärast on nii, et Juudas seal kritiseerib ja ütleb, et selle oleks võinud müüa ja selle raha anda vaestele, see oli nüüd ühe sellise, ja siin samas Johannese evangeelium ütleb sedasi, et ta oli selline, kes varastas, ta oli ise see kukruhoidja või see raamatupidaja seal ja pani kõrvale seda, mida sinna ühesõnaga
tubakakassasse pandi, ta käitus selliselt, ta oli selline nagu võtja ja ta kogu aeg oli nüüd niimoodi, et ta oli nagu vaatamas. vaata, Andrei ütles niimoodi, et kas ta mõtles selliselt ka veel, et vaata, kui selle nüüd vaestele jagad, nüüd valasid selle ühele peale, noh, saad selle ühe aitähi, aga kui seal ikkagi hulgad vaeseid ja kõik sulle aitäh ütlevad, siis sa oled ikka palju rohkem austatud tegelikult nende inimeste keskelt. Oli selline nagu see mõte, mida siis me võiksime ka mõelda. Üldiselt ma usun sedasi, et Juudas oli see ka, kes tegelikult aitas vaeseid. Vaata, kui issanda see söömaaeg oli seal see viimane ja paasalauas seal, siis nad mõtlesid, et Juuda läks vaestele annetama või midagi ostma. Nii et üldiselt see mõtteviis nendel oli olemas, nad olid üldiselt andjad ja sellepärast, kallid, nii see on, aga need asjad kuidagi väga nagu kuidagi tihedalt põimuvad. Kas me oleme üks või oleme teine ja sellepärast aidaku meid Jumal, et noh, ütleme, et saaksime nagu selgust nagu selle koha pealt, et milline olukord on meiega. Andrei rääkis seda ka, et ütles, et noh, koguduses käiakse erinevatel põhjustel. Osad käivad nagu noh, ütleme lihtsalt seltskonna pärast, osad käivad abikaasat otsimas, et võib-olla leiab mõne tüdruku või mehe või inimesed käivad, et täitsa loomulik, et noh, inimeste keskel käiakse. Ja need on täiesti sellised erinevad asjad. Me vahest vaatame, noh, et inimene tuleb uksest sisse, et otsib Jumalat, aga tegelikult otsis naist. Ja siis on niimoodi, kui ta ei leidnud, ta läheb ära, ta läheb otsib teisest kohast edasi. Ja sellepärast, ja meie vahest mõtlesime, et oi, näed, et juhtus midagi väga imelikku, et miks ta püsima nagu ei jäänud. Aga no ei olnudki nagu seda otsest põhjust nagu selle jaoks. Ja siis on niimoodi, et osad koguduse käijad, Andrei Zapovalov ise tunnistas seda, et tema otsis positsiooni. Et kui ta alguses oli nende teiste koguduste keskel, noh, kus ta sealt ka sündis ja ta liikus ja tema tahtis saada ikkagi ette. Ütles, et saaks sinna pastori kõrval istuma ja trügiks nagu selles asjas edasi, et ütles, et ma rentisin ennast teatud määral sellele kogudusele ka, et ma olin valmis nagu midagi tegema, aga mul oli kogu aeg see mõte, et ma pean siin midagi haarama. No ta oli võtja, ta tuli lihtsalt, võiks ütelda, võtma. No jumal nullis kõik need võtmised ja asjad ära ja ta elus oli seal kuskil 4 aastat sellist, kus ta üldse oli nagu kõrval kõigest, võiks ütelda, ja see oli see eneseleidmise aeg nagu tõsiselt ja jumal hakkas teda siis tarvitama ja nüüd on jumal ta palju kätte tegelikult usaldanud. Ja sellepärast ta häbenemata räägib tegelikult ka neid motiive, noh, ütleme, et millega ta tegelikult liikus ka koguduses. Ja sellepärast ma leian ka tänasel õhtul on niimoodi, et kui me räägime nagu sellist koguduses käimisest, see aitab meid mõista, saage sellest aru, et osad inimesed, kes tulevad kogudusse vahest niisugused õhina ja värkidega, nad ei tule päriselt, nad tulevad siia nagu midagi võtma, kas või positsiooni võtma, et saaks nagu midagi teha, kui seda ei saa, kõnnivad minema. Meil on nagu mingisugune, ega keegi ei ütle sedasi, et ta sellepärast ära läheb, et ta positsiooni ei saanud. Noh, siis on, kas ei saa süüa või halb koht või ei ole armastust või siis lähevad igasugused jutud lahti. Teate, kallid, vaata, täna ma räägin sedasi, et on 2 sorti inimesed. Jumal annab külvajale, annab seemet ja sellepärast, ja kui me oleme andmas, siis tegelikult Jumal annab meile kõike seda, et me oleksime rikkad iga hea teo tarvis. Ja sellepärast on nii, et kui me oleme valmis seda tegema, kui sa tahad, et kogudus oleks tugev, siis ole ise üks tugev kristlane oma seespidise inimese poolest. Tule siia kohale, anna lihtsalt ise see atmosfäär siia sellesse paika. Mitte keegi ei pea sulle seda korraldama ja tegema. Sellepärast on see nii, et ja ma mõtlen, perekonnas on samasugune lugu, kui me räägime. Perekonnast teine perekonnaliige, abikaasa ei pea sulle korraldama seda ilusat elu, vaid sina ise pead korraldama selle ilusa elu teisele ja vastupidi peab toimuma ka. Ja niimoodi käib see, vastastikku käivad need asjad. Ja sellepärast see on tegelikult selline, ütleme, selline teema, mida ma täna nagu räägin, et sööjad ja need suured külvajad, see põhimõtteliselt on niimoodi, see natuke see nagu paljastab seda olukorda. Mis meiega juhtub, kui me need sööjad oleme? Kui me sööjad oleme, me suu läheb lihtsalt suureks. Vaata see, mida sa nagu kõige rohkem nagu tarvitad, vaata see sul areneb. Lihtsalt on, kui sa oled nagu sellises mõttes, et kui sa oled lihtsalt nagu ahmimas nagu endale sisse, sest siis sa oled ainult nagu see vastuvõtja, kui sa oled andja, vaata, kui sa tarvitad oma käsi, et su käed teevad head ja no ütleme, et ja ütleme, suuga võid ka head teha ja see on nagu sellised erinevad tegelikult sellised momendid on nagu selle koha pealt, mida me tarvitada saame ka sellises andmise mõttes ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed, võime täna lihtsalt olla siin issand ees selliseid mõtlemas. Sest et vaata, Jumal on andja. Mõtleme korraks nüüd oma taevase isa peale. Vaata, tema annab kõikidele ja sellepärast olgu see nagu selle meile ka eeskujuks. Apostlite teod 17:25, kus on öeldud niimoodi, et
et issand ei lase ennast ka ühesõnaga teenida inimkätega, nagu tal oleks midagi vaja, vaid ta ise annab kõikidele elu, õhu ja kõik. Tegelikult Jumal on andnud meile elu, Jumal annab meile praegusel hetkel ka õhu, mida me hingata saame, kõik on tegelikult Jumala käest, ta toidab, no ütleme, et kõik on tegelikult põhimõtteliselt Jumala loodud, mille keskel me elame, Jumal on see, kes tegelikult annab. Ja ta laseb vihma sadada nii heade kui kurjade üle, see on see Mattiuse evangeeliumi 5. peatüki salm ja sellepärast on see nii, et ka meie suhtumine olgu selline nagu meie taevasel isal ja ma loen seda lõiku 45-48 vähemalt, jah. Ja no loen seal 44 ka, sest et olen seda küllalt lugenud praegu viimasel ajal, aga ma ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite taevase isa lasteks, sest tema laseb ju oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ja vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. Sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka te saate, eks tölneritki tee seda sama. Ja kui te üksnes vindi tervitate, mida erilist te siis teete, eks paganatki tee seda sama. Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane isa on täiuslik. Ja Jumal pani selle asja kehtima peale veeuputust kohe, nagu sellise suhtumise. Ja seda on huvitav lugeda, kui veeuputus on möödas, siis on 9. peatükk meie piibliraamatus alguses ja salmid 21 ja 22. No seal on niimoodi, et Noa toob ohvrit, on meeldiv lõhn, ohver toob meeldiva lõhna ja sellepärast ma usun seda, et näed, kui me tuleme Jumala kotta laulame, see kiituse ohver toob ka seda meeldivat lõhna. Jumal tundis meeldivat lõhna ja issand mõtles oma südames. Vaata, kui me issandat kiidame, mis võib juhtuda. Ja siis ta ütleb, et ma ei näe enam maad inimese pärast. Sest inimese südame mõtlemised on kurjad, ta lapsepõlvest peale. Ma ei hävita ka enam kõike, mis elab nõnda, nagu ma olen teinud. Nii kaua, kui püsib maa, ei lõpe külv ega lõikus, külm ega kuum, suvi ega talv, päev ega öö. Ja paned tähele, mis järgi jäi siin. Oleme kurjad ja Jumal tegelikult käitub väga halastavalt meiega. Sellest 145. laulust lugesime, et Jumala halastus on üle kõigi tema tegude. Ja kui sa nüüd võtad Jumala teod kõik kokku, kui suured on tegelikult on need Jumala teod, mis siin selles maailmas on. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et tema alastus on üle kõige ja sellepärast on ta tegelikult on ta väga pikameelne tegelikult ka kõigi patuste koha pealt. Tal ei ole hea meel ühegi õela surmast ja sellepärast, ja meil on võib-olla mõnda asja nagu raske isegi nagu mõista, näiteks, et kuidas apostel Paulus Rooma kirjas 9.22 kirjutab. Loen ka selle koha. Seal on räägitud nendest vihanõudest, kes on loodud nagu hukatuse jaoks. Ja siis on öeldud sedasi, et kuidas Jumal neid ka sallib tegelikult pika meelega. See annab meile tegelikult mõista, miks see kurjus on siin selles maailmas niimoodi olemas. No teevad igal moel tegelikult kurja siin selles maailmas. Ja justkui nagu Jumal ei sekkuks, nagu Habakuki raamatus, Habakuk samamoodi kurdab selle asja üle. Aga näete, siin on siis niimoodi nagu öeldud, ma loen selle salmi. Eks Jumal tahtes näidata oma viha ja teha teatavaks oma väge, ole suure pika meelsusega talunud vihanõusid, mis on valmistatud hukatuseks, nõnda on siin kirjutatud. Ma olen ühe teise tõlke nagu kirjutanud siin välja selle salmi mõistmiseks, et Jumal tahtes näidata oma viha ja jõudu, on pikameelne ühesõnaga nende vastu, kes teda vihastasid ja kes on määratud hävitamisele. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata Jumal, meie, ütleme, et kuidas meiega on, ütleme, et meie reageeringud. Nii kui mina täna siin jutluse alguses reageerisin kohe, leidsin sedasi, ei olnud pikka meelt, proovin seda saada rohkem juurde. Jumal on pikameelne. Ja sellepärast on see niimoodi, ja sellepärast kiitus Jumalale, et me võime lihtsalt arvestada sellise issandaga, et kuivõrd armuline ta on tegelikult seda meile ja kuidas ta on seda tegelikult siin selles maailmas inimestele ja sellepärast mõistame seda. Kui ütlesin, et on kaks gruppi täna, kellest räägin sööjatest ja külvatajatest, siis on see selline lugu, et siin võib ka olla niimoodi, et need grupid ei saa nagu päris üksteisele pihta, et miks üks elab nii ja miks teine elab naa. Siis, aga olgu meil ka selle koha pealt tegelikult nagu sellist pikka meelt ka nagu selle koha pealt, kes milline on. Sest näed, Jumal annab kõigile, ta annab headele, kurjadele, ta annab erinevatele inimgruppidele, ta hoolitseb tegelikult nende eest. Nii et kiitus Jumalale ja selle eest.
Jeesus õpetas, et õndsam on anda, kui võtta. See apostel Paulus seal ütleme 20-35 apostlite tegudes, ta tuletab nagu seda meelde, seal on nähtavasti, mis seal oli, kas seal oli mingi vaeste eest hoolitsemise moment või mõte, ja siis ta ütleb sedasi, ma olen teile kõigiti näidanud, et nõnda vaeva nähes tuleb hoolt kanda nõrkade eest, pidades meeles issanda Jeesuse sõnum, mis ta on öelnud, õndsam on anda, kui võtta. Nii et see ütlemine on olemas, et õndsam on anda, kui võtta. Nüüd Johannese evangeeliumi, Luuke evangeeliumi 6:38 on selline ütlemine, kus tuleb tähele panna issanda sõna nõnda, andke ja teile antakse, hea tihedaks vajutatud, raputatud kuhjaga mõõta antakse teie rüppe, sest selle mõõduga, millega teie mõõdate, mõõdetakse teile tagasi. Ja sellepärast kallid niimoodi, et vaata, sööjal on niimoodi, sööd leiva ära, mõtleme, et kui jõuame, võib-olla räägime natuke sellest Johannese evangeeliumist, sellest 6. peatükist, kus Jeesus toidab seal 5000 ja seal läheb see leivalugu hästi huvitavaks, kui selle juures olla. Ja siis on niimoodi, aga vaata, sa sööd ja ongi söödud. Vaata, kui sa leiva ära sööd, ongi otsas ja rohkem ei ole. Aga seemnega, kui sa saad, siis vaata, seemet sa saad külvata. Ega see vili kohe ei tule. Sa viskad ta justkui nagu maha, eks, viskad maha, siis sa pead ootama ja siis hakkab sealt nagu seda vilja ka tulema ja sellepärast on see nii, et see tegelikult ütleme, kui sa saad seemne, kellele Jumal annab seemne. Isegi ma mõtlesin sedasi, et vaata, tänasel õhtul on niimoodi, et kellele Jumal annab ilmutuse. Mõnele annab lihtsalt nagu mingisuguse natukese jutu, et mõni mõte on niisugune enam-vähem arusaadav. Aga teisel jookseb juba praegusel hetkel niisugune ilmutus, et sa juba oled selle seemne saanud, mis hakkas idanema. Seeme on südame jaoks, eks, kui Jeesus Mattiuse 13 räägib. Leib on kõhu jaoks, te kõhud said täis. No mõlemad on head, eks, kui tuleb üks hea seeme meie südamesse, see on, mis seal idanema hakkab. Aga vaata, see ongi nagu, alati nagu ei taipa inimene nagu seda otsida ja tahta, ta tahaks seda kohe, mida siis nagu kohe, mis on nagu valmis tehtud, mida sa tarvitada ja süüa saaks. Ja sellepärast Vanas Testamendis Koguja raamatus on, ma loen ühe Koguja raamatu lõigu, võib-olla mõnele räägib see tänasel õhtul ja see on Koguja 11 peatükk ja salmid 1-8 loeme, sest et see mees, siis Salomon rääkis väga huvitavalt elukoha pealt. Viska oma leib vee peale, sest pika peale sa leiad selle jälle. Niimoodi, et kui sa kellelegi annad leivatükki, ütleme, või teed midagi head, siis mitte kohe, vaid pika peale tuleb see tagasi. Ja siis ta ütleb sedasi, et anna osa 7, jah 8-legi. Sest sa ei tea, milline õnnetus maa peal võib juhtuda. No mis siin praegusel hetkel, ilmas kõike võib juhtuda, eks praegusel hetkel. Aga Salomon ütleb ka seda. Ja siis edasi räägib sedasi, kui pilved on täis vihma, siis nad valavad seda maa peale. Ja langegu puu lõuna või põhja poole, aga puu jääb oma langemise paika. Kes tuult valvab, ei saa külvata. Kes vaatleb pilvi, ei saa lõigata. Nõnda, nagu sa ei tunne tuule teed või luude liikmete tekkimist raseda ihus, nõnda sa ei tunne Jumala tööd. Tema teeb seda kõike. Külva oma seemet hommikul, ja ära lase oma käsi puhata õhtul, sest sa ei tea, mis õnnestub. Kas see või teine või tulevad mõlemad ühteviisi head. Valgus on magus ja silmadele on hea päikest näha. No me oleme hiljaaegu, lihtsalt teen väikse kommentaari vahel, et päikeseprillidest rääkinud, et seegi pole kasulik, et see silm on nagu sensor, mis peab tegelikult tajuma sedasi, mis ümberringi on, kui päike on ikka terav, siis silm peab seda nägema. Kui me teda ära petame, siis mihu saab ka petta selle läbi. Ja no võtta, kui toredasti, siin on öeldud, et silmadel on hea päikest näha. Jah, kui inimene elab palju aastaid, siis tundku ta neist rõõmu, aga ta mõelgu ka pimeduse päevadele, sest neidki saab palju. Kõik, mis tuleb, on tühisus. No ütleme, et nii nagu see Koguja raamatus need mõtted on, aga kallid, pane tähele sedasi, et väga tähtis on see, et saadad selle leiva vee peale ja siin on see tunnistus selle koha pealt, et see, mida sa välja jagad, see tegelikult tuleb tagasi. Annad vaesele,
alastad nende peale, õpetussõnad 19:17, see on laen issandale, issand tasub tegelikult sulle selle hea teo. Rikas mees, kellest Jeesus rääkis tähendamissõna ja niisuguse pildi ütles, et ehitas endale uued aidad, hing, söö ja joo, ja sul on palju varandust pandud nüüd siin varjule mitmeks aastaks, ole rõõmus lihtsalt, issand ütleb, et sel samal ööl nõutakse sinu hing. Ja patustele, vaata, kui koguja raamat on lahti, see koguja raamatu 2:26, vaata, kas tasub patuna olla, ei tasu. Sest tema annab inimesele, kes temale meeldib, tarkust ja tunnetust ja rõõmu. Vaata, need on, võiks ütelda, kõik need, nagu kuidas ütelda, need seemned või ilmutused, mida Jumal on valmis andma. Aga patustele annab ta ülesande korjata ja koguda, et seda siis anda sellele, kes Jumalale meeldib. Seegi on tühi töö ja vaimu närimine, nii nagu ta lõpetab neid oma mõtteid. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et elame siin selles maailmas, kui sa meeldid Jumalale, kui Jumal näeb sedasi, et sa oled tema moodi, et sa oled andja, ta annab sulle. Kui sa oled valmis, ütleme, teiste inimeste küsimustele vastama, siis on niimoodi, et sellel hetkel Jumal sulle tegelikult andab. Meil oli selle nädala sees oli üks väikene laulatus oli siin. Aga iga kord on see selline lugu, et kui sellised asjad nagu sünnivad, no mina lähen issand ette, mõtlen, Jumal, aga mida minul on nendele inimestele ütelda praegusel hetkel, kui ma seda õnnistust palun. Ja et anna sina. Ja siis ma nagu imestan sedasi, ma olen tühja koha peal, aga mu ees on inimesed ja mul on nendele midagi ütelda ja anda. Just konkreetselt nendel on midagi anda, sest et issand annab, ma võtan selle ülesande vastu, mul mitte midagi ei ole, aga põhimõtteliselt on niimoodi, järgmine hetk ma näen sedasi, et kuna ma olen valmis seda tegema, siis antakse seda mulle, sellepärast, et ma olen valmis seda edasi ütlema. Ja sellepärast on niimoodi, ma ütlen sulle ka, kui sa oled valmis kaasinimest teenima, midagi talle ütlema, no Jumal annab sulle selle tarkuse, ta annab sulle selle sõna sellel õigel hetkel, aga kui ta näeb sedasi, et sa ei ole valmis oma suud lahti tegema, aga miks ta sulle andma peab? Sest et seal ei ole ju kohta selle jaoks, et mis mõttes ta siis lihtsalt jääb sinna nagu peitu, vaid see peab olema, mis läheb nagu läbi. Andrei räägib selles jutluses, ütles, et me peaksime olema nagu torud, mis nagu endasse ei kogu, aga anname nagu kogu aeg endast läbi või nagu kraan või torud ükseme. Ütles, et ja mis meile, ja siis ta ütleb sedasi, mis meile endale jääb. Meile jääb see püha niiskus. Võiks ütelda, et meid nagu tarvitati, aga see kõik nagu kogu aeg läheb nagu teistele. Ja vaata, andjate elu on nagu selline, et see läheb meist läbi ja me oleme nagu selles protsessis, oleme selles mõttes nagu kaasas, aga see ei ole meie oma, see ei tule meie käest, see tuleb Jumala käest ja meie saame ainult olla need vahendajad. Külvele antakse siis seemet, sööjale leiba. Ja nii, et ja nii nagu ütlesin, et ega sellele sööjale seda seemet anda mõtet ei ole ja Jumal täpselt otseselt toimib nende asjadega nii. Seemnes on, kui mõtleme selle peale, kui palju tegelikult on seemnes, seal on kõik kasvuks ja lõikuseks ja selleks tulemuseks valmis. Seal on juba, võiks ütelda, kogu see selline protsess, see, ütleme, kogu see areng, see programm on tegelikult selle sees. Ja sellepärast on niimoodi, kui Jumal annab meile tegelikult ilmutuse, siis see areneb, siis see küpseb. Ja see, ütleme, see on niivõrd tegelikult, ütleme, võimas asi tegelikult, kui Jumal annab ilmutusi meile. Leib on hea. Me elame igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Ja sellepärast ela sellest, kui see on. Aga kui sa saad nagu sellesse protsessi, kus Jumal hakkab ilmutusi andma, Andreil oli, ütleme, see kokkulepe issandaga oli, ütles sedasi, et issand ütles, et kui sa kõik oma jutlused ja ütleme, et kõik ilmutused, mis annad edasi tasuta, et sa ühtegi raamatut ei müü ega ei trüki sellise mõttega või ei hakka oma kassette või plaate või asju nagu müüma, et siis ma annan sulle ilmutusi. Kui sa hakkad sellega äri tegema, siis ma sulle ei anna. Et ma ei taha, et need on ju minu, need ei ole sinu. Aga et kui sa tahad sügavaid ilmutusi, et minu kaudu läheksid, siis sa pead tegema selle. Ja sellepärast on niimoodi, et vaata, teda võib väga vabalt tsiteerida. Siin ei ole mitte mingisugust copyrighti rikkumist, ma võin teda alati rääkida, sellepärast, et tal on leping issandaga, et copyrighti peale ei ole, sest see copyright kuulub sinna. Ja sellepärast on niimoodi, et iga mehe juttu, et ütleme alla viide ikka, et kelle käest seda kallist lauset võtsid, teadeks. Aga sellepärast on see niimoodi, et vaata, ja kui oled andja, siis sulle tegelikult hakatakse andma. Ja tahaksin uskuda sedasi, et see tänane nagu see sõnum, mida jagan, et see saaks meile nagu selliseks innustuseks, et me oleksime need, kes me annaksime, kes me, ütleme nii, kui seal Luuke evangeeliumis, annad tagasi ootamata, annad kõikidele, ütleme niimoodi, üldse on selline, teed pidu, kutsud need, kes sulle midagi vastu teha ei saa.
kutsud igasuguseid küürakaid kokku, võiks ütelda, ja noh, lihtsalt sellisel moel, et sa ei oota mitte kui midagi, sa lihtsalt annad, sa teed teistele midagi ilusat. Ja see on tegelikult see issanda suhtumine, et meie oleksime tema moodi. Aga nüüd on niimoodi, et kui selle vilja koha pealt mõelda, kui sellest seemnest hakkab tulema, siis on niisugused erinevad etapid. Vaata, kui, kujutame lihtsalt ette, külvad maha kas või mingisugune nisupõld, tuleb alguses see ilus harjas oras tuleb põllu peale, see on hästi ilus on vaadata. Neid lapsi, ilusaid noori, kes on pisikesed, no nii armsad. Siis tulevad need teismelised, kes juba kasvavad kiiresti. Vaata, teismeline kasvab siin suvega, võib jupikese kasvada juurde, eks. Et mitte mingi probleem ei ole, on selline. Ja siis, aga see, ütleme, see vili on veel roheline, võiks ütelda. Aga kasv on tugevaks läks, see varss seal juba põllu peal ja ta on hästi püsti ja ta on niisugune sitke, võiks ütelda, ja ta on nagu sellises etapis. Ja ma räägingi praegu, et vaata, me peame mõistma neid tegelikult, neid erinevaid etappe, kes oskab, pangu tuul puhuma. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et need erinevad etapid on sellised. Ja siis tuleb see küpsuse etapp. See vili küpseb seal pea sees. See pea vajub longu selle raskuse all. Ja siis on see selline moment, et näete, et oled alandlik. Ja vaata, tegelikult on niimoodi, et küpsed inimesed on alandlikud. Ja sellepärast on see niimoodi, et ja Jumal tegelikult alandab meid. Ja sellepärast on niimoodi, ma olen seda selgust saanud täitsa, et Jumal alandab haiguste läbi, paljud inimesed lahkuvad haiguste tõttu sellepärast, et haigus alandab, vähemalt ilusaks saab. Ütleme, et see variant ja moodus on olemas, kui sa seal ei kibestu. On neid variante ka, kes kibestuvad sellel hetkel. Aga põhimõtteliselt on see niimoodi, et nii nagu meie issandat alandati haiguste läbi, Jesaja kirjutab ise seda, see on tegelikult on õnnistuseks. Me vahest tahaksime kõik haiget terveks paluda, et jälle nad uhkeks saada. Et vaata, milline tervenemine oli. See ei ole tegelikult võib-olla üldse see, mida saavutama peaks. Sellepärast, et vaata, kui midagi on küps, siis sa oled selle, võiks ütelda, oma selle koorma all nagu isegi alandlikult. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me nagu neid erinevaid etappe ka nagu mõistaksime. Ja nii, et on nii. Läheme elust läbi siin nendest tuultest ja tormidest, kõigest sellest kuumusest, et jõuda sellesse kuldsesse küpsusesse, mida saaks siis viljana koristada ühel hetkel. Ja sellepärast on, et täna räägin sedasi, et me mõistaksime ka nagu seda, nagu igat etappi. Tähendab, meil tuleb lapsi mõista, meil tuleb teismelisi mõista. Me peame nagu, kuidas ütelda, oskama iga grupiga rääkida. Nüüd Paulus õpetab samamoodi, kuidas vanamehega rääkida, kuidas vana naisega rääkida, kuidas noortega, kuidas tuleb suhelda, kuidas tuleb olla. Ja see kõik on, ütleme, niivõrd tegelikult oluline ja vajalik, et me neid asju nagu tunneksime. Ja ka vaata selle küpsemise koha pealt, nii nagu Paulus kirjutab, ütleb ka, et Jumal on see, kes laseb kasvada. Kas sa saad järgmisse klassi? Vaata, koguduses nähtavasti on niimoodi, et paljud ei saa järgmisse klassi. Nad ei läbi. Ütleme, et koolis ju valdavalt on niimoodi, näed, et käite ära oma 9. klassi või mis te õpite või lähete edasi. Ütleme, et valdavalt ikkagi saavad ju edasi, vahest mõni jääb mõne aasta istuma, eks. Aga põhimõtteliselt on edasiminek. Aga vaimulikus elus on põhimõtteliselt on täpselt see sama lugu, et meie peame tegelikult nagu selle kasvu saama issanda käest, et kus see järgmine etapp meie elus hakkab. Selle tegelikult garanteerib ja annab meile tegelikult meie issand ise. Nii et kiitus Jumalale. Siis ma sain nagu sellise ülesande, et ma peaksin panema natukese nagu veel nagu need kahte gruppi, need külvajad, andjad ja viljakandjad või need sööjad ja tarbijad ja võtjad, millest ma täna räägin. Ja lihtsalt kordan nagu selliselt üle. Sööjal on leib, Jumal annab kellele piimatoitu, annab mis iganes, Jumal annab, vahet ei ole, ta on andja, ta toidab igas vanuses, ta on armastus. Toitis Jeesus 5000, toitis 4000 ja peale selle naised, lapsed, kõikide kõhud said täis. Me elame igast sõnast, mis lähtub Jumala suust, ütleme, et see kõik on tegelikult täiesti nagu olemas. Aga see sõna võib olla meile, võib olla selliseks nagu seemneks ja see sõna võib olla meile ka siis selleks leivaks. Et emba-kumba ta võib siis meil olla, lihtsalt kui me seda ka mõistame. Ja sellepärast ja kuidas me oleme siis ka koguduses. Kas me oleme koguduses saamas või oleme koguduses andmas ja sellepärast ja need, kes on koguduses andmas, need püsivad kaua koguduses. Neil ei ole põhjust ära minna. Sest koguduses on alati võimalik anda. Sellepärast, et me näeme sedasi, et kui loeme kirjasid, need ilmutuse raamatu 7 kirja, mulle see nii meeldib, et issand ei ütle kordagi, et kuule, laske sellest kogudusest jalga, tead, et see on jama ju seal. Absoluutselt. Vaid innustab, et kus sa oled,
et ole ustav ja mine veel paremaks. Paranda meelt ja tee kõik, mis on võimalik, et see kogudus oleks hea, et see kogudus ei lakkaks. Ühed usklikud õed ühest teisest kogudusest, ühest teisest liikumisest, kes omal ajal ka külastasid meie kogudust ja väga palju laulsid kaasa, tegid siin isegi oma esinemisi ja värke, kõike, mis nad siin olid. Aga nende suhtumine oli nagu selline, et nad ei lahku sellest teisest kogudusest. Ja mille pärast nad ei lahku? Nad ei lahku seda sellepärast, et seal teises koguduses oleks ka usklikke. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et vaata, nemad tundsid, et nende vastutus on tegelikult nagu olla selle koguduse õnnistajaks. Tarbija ütleks sellist, ma mitte midagi ei saa. Vaata, tarbija võib nõuda ka õpetuste raamatut. Et nüüd praegusel ajal neid ei ole enam poodides nähtavasti. Nüüd kirjutavad internetti kuskile kommentaari, et jama oli, käisin seal poes ja vaata, mis muuga seal juhtus, eks. Et toimub nagu see sellisel moel. Sest et vaata, tarbijal on alati nagu õigus õiendada. Aga kui sa oled ise nagu tegelikult oled andja, sa käitud täiesti teistmoodi. Sa nagu mõistad sedasi, mida see tegelikult tähendab üldse, et olla see, kes teisele midagi annab ja sellepärast ei ole sa siis ka teise koha pealt absoluutselt kriitiline. Ja see on täitsa selge, et need, kes külvavad, need on teistmoodi hoopis rahuldatud. Nendele antakse, nagu Jeesus ütles, raputatud ja tihe mõõt tagasi ja anna ise ka. Ja nüüd on niimoodi, et mõnda inimest, mida Andrei ka tuletas meelde, näiteks ema Teresa, valdavalt vast kõik taipavad, kes on. Üks katoliku naine, kes oli õnnistuseks paljudele vaestele lastele ja kõigile, kuidas ta neid lastekodusid ja asju ehitas, et need, kellel peresid ja asju ja kohti ei olnud, kes olid ära tõugatud, minema visatud lapsed, võiks ütelda, et nendel oleks elada. Ta tegi kõik selleks, et tegelikult aidata inimesi. Ta oli andja. Ja vaata, kui suureks ta sai. See on see sama teema, millest ma rääkisin, et kuidas suur olla. Oled sulane, oled teenija, oled andja, sa tegelikult saad suureks. Ja sellepärast, ja vaata, see on nagu see selline meie elu valik, et millist elu me anname nagu välja endast. Mõtlen emad. Normaalsed emad on niimoodi, kaotavad oma figuuri, kaotavad oma hambad ja annavad lastele elu. Normaalne. Aga teine valvab oma seda, et ükski koht paigast ära ei läheks ja et ma ei saa sünnitada, sellepärast ma ei saa elu kinkida. Aga vaata, üks on andja, aga teine ei ole andja. Teine on niimoodi, et ta tahaks lihtsalt ise särada siin selle maailma keskel. Aga põhimõtteliselt on see niimoodi, et andjad tegelikult on valmis. Antakse oma elu oma sõprade eest, suurim armastus on see, antakse oma elu sõprade eest. Ma saan sellepärast aru, et need, kes lähevad, ütleme praegusel ajal, kes lähevad tõeliselt sõtta oma maa ja rahva eest, nad on valmis oma elu andma. Nad on tõelised inimesed nagu sellises mõttes, kes on valmis tegelikult andma. Osade koha pealt on see niimoodi, et nendele mahu pähe. Lähen sellisesse usku, kus öeldakse, et sõjaväkke minna ei ole vaja. Mõned on täitsa otseselt siuksed, et saad pugeda siuksesse kohta. Siis ma mõtlesin, et kuule, vist nendel siukestel uskudel on praegu lõikuse aeg. Et kui sõda on lähedal, osad poevad sinna kogudusse ära, et kuule, ma olen siukses, et me oleme sõjavastased ja me siin sellepärast kogudus võib kasvada sellisel hetkel. Aga ta ei kasva sellisel hetkel normaalsetest inimestest. Ta nendest põgenikest tegelikult, kes ülesannetest või vastutusest või andmisest, et ennast anda, selle eest põgenevad. Ja sellepärast on ta nõnda, kui mõista. Meie Eestimaa prohvetidest Kaarep kirjutas raamatu, ta oli selline riigiametnik ja kus ta nendes ministeeriumites ja kohtades töötas sellel ajal ja tal oli infot palju, kuidas tegelikult, majanduselu või kõik need asjad läksid, ta nagu nendel teemadel kirjutas ja rääkis. Aga ma nüüd täpselt ei mäleta, ei hakanud üle ennast siin harima selle koha pealt, aga ma umbes mäletan nagu seda mõtet, et kui ta trükkis neid raamatuid, siis ta tegi seda niimoodi, et ta müüs oma omandit. Ma ei julge nüüd ütelda põldu või talu või et ta tegi tegelikult seda sellise hinnaga. Ta oli andja, et tõde edasi anda ja ütelda sedasi, et sa tegid seda selliselt. Mis on Jeesus tuleb, ta annab oma elu, maksab oma verega meie eest, andmine on kogu aeg. Jumal annab oma armsa poja ja sellepärast on see nii, et ja Jeesus tuli teenima ja mitte ennast laskma teenida. Ja sellepärast need on nagu nii tugevad tegelikult nagu sellised eeskujud, mida me saame just ka issandast õppida. Ja sellepärast, kallid, nii see on. Nüüd ma vaatan sedasi, et jõuame täna natukese võib-olla veel isegi sinna Johannese evangeeliumisse, kus on see leivalood. Need on hästi huvitav nagu seda loogikat näha, kuidas see nagu sündis. Aga täna lihtsalt soovitan selle koha pealt, et kui sind innustab nagu sellest sööjast saada selleks külvajaks, siis sa võid tegelikult selle otsuse teha.
et ma hakkan ka seda tegema. sellepärast, et vaata, see on paljuski on see nagu selline meie valmisolek ja otsus, et millist elu me tegelikult elame. Ja sa võid, kui sa kastad teisi, täiesti selge, et sa saad kastatud. Mina olen selle jutluse õnnistuse mitu korda üle elanud, mida ma teile edasi annan. Sest et ma teen seda mitu korda. Ma mitu korda selle üle elanud. Sellepärast, et öösel oled üleval, elad selle asja üle, päeval leiad neid tunde vahele, elad selle asja üle ja siis õhtul on ainuke mure, et ma saaks selle kuidagi teile anda. Aga vahest on niisugune tunne, et kuidas ma saan, et vaata see, ma püüan kiiresti joota. Üks vend, Johannes Saart oli nähtavasti see, kes rääkis, et üks laps pandi ülesannet jooda lammast, tead. Aga lammas väga aeglaselt jõi. Tead, ta andis talle siis lõpuks kallas pähe, et joodjad, kallas kõik talle pähe, tead, et ei jõua ära oodata, et millal sa. Ja see, et mul on vahepeal ka niisugune tunne, tead, et kallan teile siin lihtsalt pähe. Ja mina ei tea, kas te joote või ei joo, kas sisse läheb või ei lähe, tead, aga igaks juhuks ma seda teen. Ja ma usun, et kuskil ta läheb. Kuskile läheb ikka sisse ka. Ja selles usus ma lihtsalt tulen siia ja nagu olen valmis seda ka tegema. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me nagu saaksime täna nagu seda innustust, et vaata, kui meie ümber on rohkem sellised, kes on valmis andma, kui palju tegelikult rõõmsamaks tegelikult läheb meie ümber siis tegelikult elu. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et nõnda see on. Aga nii kui ütlesin, et kui loeme Johannese evangeeliumit, see on minu tänane niisugune piibli lugemine ja jagan teile seda mõtet siit piiblist, kuidas ma nägin. See peaks siis olema Johannese evangeeliumi 6. peatükk. Ma tegelikult hakkasin juba 5. pihta, eks, ja ma lasen 5. ka kergesti nagu üle. Johannese 5. peatükk ja lugesin 5. 6. peatükki. Ja nüüd, vaata, me võime niimoodi lugeda, et saime mingi sündmuse teada või saame sealt ka ilmutusi, see on hoopis ise asi, tead, eks. Seal on üks selline lugu, et kõigepealt 5. peatükis, et Jeesus läheb sinna Jeruusalemmas Betesda tiigile, seal on suur hulk haigeid ja ta seal ühe inimese tervendab, sellepärast et isa tahtmine oli sellel päeval see inimene, kes oli 38 aastat haige olnud, seda tervendada ja see oli hingamispäev, sealt tekivad probleemid, neid ei hakka täna lahendama, mis seal olid. Aga seal 5. peatükk, näiteks 24 salm on öeldud sedasi, et tõesti ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõnu ja usub seda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu ja ta ei lähe kohtu alla, vaid ta on läinud siis surmast ellu. Kes kuuleb mu sõna ja usub seda. Täna on see sõna, mida ma räägin, ja tõndsam on anda kui võtta. Täna on nii, et oled siis sööja või oled see külvaja. Ja nüüd on niimoodi, et kui sa sealt midagi kätte saad, siis sa saad seda õndsust sealt tõesti ka kätte. Ja nüüd on nii, et ja Jeesus ütleb siin veel 28 salm, 25 salm. Tõesti, ma ütlen teile, tund tuleb ja ongi käes, mil surnud peavad kuulma Jumala poja häält ja kes seda kuulevad, peavad elama. Ja sellepärast mõtlen, et praegusel hetkel on nii palju neid vaimulikult surnud inimesi ja kes kuulevad Jumala poja häält, nendesse tuleb tegelikult elu. Kellel on poeg, sellel on elu ja sellepärast see tuleb ainult ühte kaudu. Nüüd 6. peatükis, ma lähen sinna juba edasi, Jeesus tegi tunnustähti, ma isegi neid siin kirjutasin, neid tunnustähti ka kuskile välja, et mitu ta tegi, eriti Johannese evangeelium neid loeb alguses täitsa nummerdades, mitu ta tegi, aga need olid sellised nagu märgid või sellised ka nagu imed, mida Jeesus tegi. Ja sellepärast käis suur hulk rahvast, käis temaga kaasas, et Jeesuse teenistuses juhtusid need sellised suured imed. Seal ta õpetab samamoodi, õpetab rahvast ja siis ta söödab ja toidab selle piskuleivaga ja seda 5000 meest ja neid naisi ja lapsi, kõiki, kes seal koos olid. Ja ka seda nimetatakse, seda leiva paljundamist siis sellisel moel, nimetatakse tunnustäheks. Kui nüüd rahvas nägi tunnustähte, mis Jeesus oli teinud, ütlesid nad, tema on tõesti see prohvet, kes peab tulema maailma. Ja tahtsid teda vägisi kuningaks teha, see 14-15 salm, kus see mõte oli. Ja nüüd on nii, et oli üks selline hea koosolek, kus tegelikult anti süüa ka. Ja kõhud said kõikidel täis, järgi jäi ka, puudu ei tulnud. Mina katan lauda, tavaliselt tunnen rõõmu, kui palju järgi ei jää, et saaks nagu tühjaks söödud, et siis ei ole pärast nende tegemist nende asjadega, et kõik on nagu korras, aga seal jäid ju need 12 korvidet järgi ja jüngrid tassisid ja said hakkama. Aga ütleme, et aga nüüd on nii, et aga inimesed olid vaimustuses. Ja vaata, inimesed jäid tegelikult, mida nad jäid otsima, nad jäidki tegelikult leiba otsima. Ja vaata, kui teravalt Jeesus, siin võiks ütelda järgmisel päeval, seda rahvast tervitab ja üldse nendega räägib. Ja nüüd võtame selle terava salmi. Ta ütleb, et sedasi, et 26 salm.
tõesti, tõesti, ma ütlen teile, te ei otsi mind mitte sellepärast, et te nägite tunnustähti, vaid et te sõite leiba ja teie kõhud said täis. Ja vaata, ja siin on need kaks kategooriat inimesi. Ühed olid need sööjad, vaatasid, igavene lahe, kõht sai täis, kuule sellele koosolekule tasuks jälle minna, seal söödavad kõhu täis ja kõik on ju väga hästi, aga Jeesus ütles, aga miks te ei taibanud seda märki, miks te ei mõistnud seda mõtet, miks te ei saanud ilmutust sellest asjast, mis tegelikult toimus? Et miks te et te otsite mind mitte nagu selle õpetuse pärast või selle ilmutuse pärast, isegi sellest leiva paljundamisest võiks ilmutuse saada, kui seda nagu mõista. Ja sellepärast on see nii, et lihtsalt Jeesus lihtsalt paljastab ja ütleb sedasi, et aga te olete need, kes te tegelikult süüa tahtsite. Ja siis ta ütleb, et ärge nõutage rooga, mis hävib, vaid rooga, mis püsib igaveseks eluks. Seda annab teile inimese poeg, sest teda on Jumal isapitseriga kinnitanud. Ja sellepärast, kallid, vaata, millist, rooga meie tahame, millist meie nagu taotleme. Ja ta ütleb, et taotlege seda igavest, mida, isa tahab anda tegelikult minu kaudu, et ta räägibki, mina olen eluleib, siin edasi, et ma olen tulnud taevast alla, et mind on tegelikult teile vaja väga-väga. Nii et ta viib need mõtted selle koha juurde väga selgelt. Nii et nõutage lihtsalt seda tõelist rooga, nõutage Jeesust. Ja sellepärast, kallid, nüüd mõtleme täna. Teate, täna on üldse selline koosolek. Me ei tegele palju üldse tänase päeva asjadega, sest et ma vaatan igaks juhuks, et ei ole niisuguseid palvesoove, mis on nagu täna tead, et kohe praegusel hetkel king pigistab ja räägime nendest asjadest, meil on tänase lugu ja sellepärast me oleme täna siin, et me tänaste asjadega tegeleme. Ei ole, et ja mõned asjad ma olen ise nagu üles korjanud, neid tänaseid asju võiks ütelda, millest võib-olla hiljem palvetame, aga põhimõtteliselt ma nagu saan sellest asjast aru, et vahest on see niimoodi, et on need tänased asjad, mis on. Aga issand ütleb siin väga otseselt meile sedasi, et nõutage seda, mis jääb igaveseks eluks. Ja kallid, ma usun sedasi, valdavalt, kui õieti nüüd mõelda selle asja peale, on olla tänasel õhtul siin, et saada seda igavest. Sellepärast need muud asjad, kõike muud antakse peale, otsige Jumala riiki. Nii tähtis on tegelikult, et meie motiiv ka tänasel õhtul oleks siin, et me võtsime selle aja. Teate, tänaste asjade tegijad ei kuula kodus ja ei ole koguduses kaasas, sest nad on oma igapäevast asjade juures, sest nad on ju tähtsamad. Täna on vaja seda teha ja kõik, ja nad teevadki seda. Ja ma ütlen häbenemata, sellepärast, et ükski neist ei kuule. Ja ma kedagi ei saa solvata ka. Sellepärast, et lihtsalt nad ei ole lainel. Sest ja lihtsalt nii see on. Ja vaevalt nad järelgi viitsivad kuulata. Sest et kui sul on selline, kui otsuske nagu selle koha pealt, kui sa selline inimene. Osad on, ma saan aru, need kallid järelkuulajad olga õnnistatud, sest et on teisi põhjuseid asju, aga ma ütlen sellises üldises, nagu sellises mõttes. Ja olen noorest põlvest usklik. Ma mäletan sedasi, kuidas tegelikult inimesed koguduses on käinud. Ka nädala sees ja pühapäeviti tulevad kokku. Jätavad kõik, inimesed, me jätame kõik, aga vaata seda ei jäta. Need, kes otsivad seda tegelikult igavest. Et need asjad paneme kõik pausi, mis vahepeal on vaja teha. Käime selle asja ära ja siis teeme neid oma asju edasi. Ja teate, Jumala õnnistused on kindlasti nende tegemiste juures on ka kaasas. Nii et, kallid, täna on nii, et kui me mõtleme nendele asjadele, vaata, kuidas Jeesus räägib. Parem on minna ühe silmaga taevasse, ühe jalaga, ühe käega. Me teksime kõiki terveks. Aga Jeesus ütleb, et aga väga hea on, kui sa peasid sa taeva saad. Ja sellepärast on see niimoodi, et meie oleme vahest nii terviklikud tervendajad, võiks ütelda, et me teeme kõik ära, tead. Aga Jeesus ütleb ei, et mina teen teistmoodi ka, et mina tahan sedasi, et inimesed jõuaksid taevasse, et see ei oleks nagu ainult sellised ja sellepärast, kallid, Jumal annab need vaiad ja värgid meile selleks, et me oleksime alandlikud ja sellepärast on see nii, et me vahest oleme ise teinud selle evangeeliumi, kus me teeme kõik korda. Aga Jeesus tervendas Pedesta tiigil ühe ja teised jättis kõik haigeks ja ainult ühte tervendas. Ja sellepärast, et meil on niisugune, kuidas sa niimoodi, et miks sa kõik ette ei kutsunud? Et kuule, et ikka kõigile käed peale hakkame pihta siin, ei hakka. Ja sellepärast, et ta tegi ainult seda, mida isa tahtis. Meie inimestena tahame palju rohkem vahest. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et meil oleks nagu selline nagu pilt, kuidas Jeesus oli asjadesse suhtumas. Nüüd on niimoodi. Jeesusel oli tegelikult üks suur idee, milleni ta tegelikult nagu edasi jõudis, kui see leibade lugu oli juba käes. Ja kui ta siin selle rahvaga rääkis, teate, mis juhtus? Järgmisel hetkel hakkas ta rääkima üldse teisest söögist. Alguses ta söödab 5000 ära
siis vahepeal ta räägib, et noh, kas sa otsisite tunnustähte või otsisite nüüd seda leiba, et kõhud said täis. Aga siis ta hakkab rääkima, et aga sööge minu liha ja jooge mu verd. Et see on tõeline roog ja see on tõeline jook. Ja siis enamus ütleb sedasi, kuule, see kõne on kõva, me seda ei mõista, me läheme minema. Siukest juttu, mis jutt see nüüd on praegusel hetkel, et kellegi liha ja verd sööma hakata siin, et see ei lähe mitte. Ja sellepärast on see niimoodi ja paljud tegelikult lahkuvad järgmisel hetkel. Jeesus küsib nende jüngrite käest, kes sinna jäävad, Peetrus ütleb, no kelle juurde me läheme, sul on igavese elu sõnad. Nad ei mõistnud isegi kõike sellel hetkel, aga põhimõtteliselt oli see niimoodi, et nad tegelikkuses olid niimoodi, et nad olid valmis nagu selles ilmutuses nagu edasi minema. Et Jeesus praegusel hetkel midagi ütles, ma praegu veel päris sellest aru ei saa. Aga ma võtan selle seemne vastu. Ilmutus hakkab kasvama, varsti hakkan tegelikult mõistma ja sellepärast, kallid, täna ka me oleme siin, et issand tegelikult tahab, noh, ütleme, meie juures nagu seda momenti näha, et me selliselt käituksime, et me oleksime nagu valmis seda ilmutust ootama, seda vastu võtma ja oleksime valmis ka nagu mõtlema. Sellepärast, et see on suur õnnistus, kes viitsib mõtiskleda Jumala sõna juures. Mitte ainult, et noh, kes loeb ja kes kuuleb aga mõtiskle ka, et sa saaksid nagu seda ilmutust, et sa küsiksid küsimusi, et sa saaksid nagu selliseid vastuseid. Ja sellepärast, kallid, nii see on. Jeesus teeb esimese selle tunnustähed, teeb veiniks. No paljudele see meeldib, et isegi veest saab teha veini. Tead, ja siis on see, siis ta teeb teine tunnustähed, kui ma siin märkisin ära, mis siin Johannese evangeeliumis on see, et ta ütleb selle tervenemiseks selle sõna. Keegi tahtis selle sõna saada ja vaata see sulane või poeg, kes seal tervenes siis sellel hetkel, oli teine tunnustäht, siis on seal need tervenemise tunnustähed. Nikodemus tuleb, ütleb, et kuule, me teame, sa oled Jumalast, sa teed neid tunnustähti, tulevad ta juurde. No leibadest juba rääkisime, 9. peatükis teeb pimeda nägijaks, on see tunnustäht. Siis on see tunnustäht, kui Latsarus tõuseb surnust ülesse ja siis lõpeb see evangeelium seal 23, ütleb, et ja palju muid tunnustähti tegi Jeesus, millest me ei ole suutnud kirjutada. Ja sellepärast, kallid, tähtis on tähele panna neid tähti, neid tunnustähti, neid asju, mis siin sünnib selles maailmas. Mina sellel aastal jälgin seda, see on issa käest saanud selle sõna, et jälgi, kuidas viljakandmisega läheb sellel aastal. Juba kuulen, Euroopas on paljudes kohtades kuu väga palju ära võtnud, suured, ütleme, tagasilöögid on tegelikult põlluviljas praegusel hetkel, need tohutud kuumused, põlemised, asjad, mis on praegu toimumas. Küsisin siin, kui olin pühapäeva õhtul olin Soorus, küsisin, no kuidas teil on? Väga hästi pidi olema, et kuidas põllu peal kõik asjad on. Aga see on tunnustäht. Tegelikult see minu jaoks on see täielik tunnustäht, et mis täna sünnib põlluviljaga, kuidas just ka maade lõikes ja kuidas üldse see asi on nagu käimas. Mooses läks Egiptusesse, mis seal tegi? Ta tegi võimsaid tunnustähti. Kui ta neid tunnustähti tegi, lõpuks tegi siukse, et pääses see rahvas kõik sealt tegelikult tulema. Ja sellepärast, kallid, nüüd on niimoodi, et täna lihtsalt lõpetan nagu sellise ilmutusliku mõttega, et me vajame nagu seda tunnustähte ja Jesaja raamatu 7.11 loen ja siis võtan veel ühe koha ja siis veel üks koht ja ongi kõik. Jesaja 7.11 on niimoodi, küsi enesel issandalt oma Jumalalt tunnustäht sügavusest või kõrgusest. No Ahas vastab, sellel kuningale pakutakse, et küsi tunnustäht. Ei küsi. Ütleb sedasi. Kallid, ma ütlen täna, ma pakun nagu sellised välja samamoodi, et küsige issanda käest. Nagu sellist, nagu selgust, ilmutust, teatud asju. Ma ei ütle sedasi mingeid märke, et midagi juhtuks või sellised osad nagu väga nende asjade peale, vaid pigemini ma usun sedasi, et see on sellist nagu ilmutuslikku laadi. Et Jumal annab ühe niisuguse teadmise ja siis sa nagu näed või näitab sulle tõesti ka unes või ja vahest asju ja siis sa võid mõista, kuidas need asjad sünnivad. Aga mis see tunnustäht on? 7.14 siin samas. Seepärast annab issand teile ise tunnustähe ja enne neid siis jääb lapseootele ja toob poja ilmale ja paneb temale nimeks Immanuel. Ma annan ise tunnustähe. Jeesus on meie tunnustäht. Luuka 11.30 on öeldud sedasi, et sellele sugupõlvele on Jeesus tunnustäheks. Kallid, ma ütlen, et ärgu kadugu Jeesuse kuulutamine meie suust, et me lihtsalt ei räägiks Jumalast ja issandast kogu aeg, aga sest, et Jeesus on meie päästja ja räägime selle kõige kallima nime kaudu ja sellepärast on see niimoodi, et sest nagu Joona sai tunnustäheks Niineve rahvale, nii peab ka inimese poeg olema sellele sugupõlvele ja sellepärast, kallis,
me oleme sellest samast sugupõlvest, meile teist tunnustähte ei ole, meil on ainukene lahendus, on Jeesus. Ja sellepärast on niimoodi, et meil ei ole midagi paremat pakkuda ja see ongi kõige parem, alati tegelikult pakume Jeesust. Ja sellepärast, ja kui kes seda vastu võtavad, hakkab palju head juhtuma, nii et kiitus Jumalale, amen. Tõuseme ja oleme palves. Isa, me täname sind selle tänase sõna eest. Ja isa, sina tead, mida keegi sai. Kes sai piima, kes sai tahket, kes sai ilmutust, kes sai seemet, mis hakkab idanema, mis hakkab vilja kandma, mis läks südamesse. Kes sai lihtsalt ühe sellise kõhutäie, sest igast sõnast saame meie tegelikult söönuks. Me ei ela üks pennist leivast, vaid igast sõnast, mis Jumal lähtub sinu suust. Ja me täname sind, Jumal, et kõike seda täna tegelikult on sündinud. Ja isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Aga Jumal, ma tänan sind, et sa oled täna püüdnud meid õpetada ka, et me mõistaksime neid erinevaid gruppe, mõistaksime sööjaid ja mõistaksime külvajaid, mõistaksime lapsi ja mõistaksime noori ja mõistaksime vanu. Isa, me täname, kiidame, ülistame sind, et me võime lihtsalt praegusel hetkel seda õnnistust, isa, paluda sinu käest. Ja sa kiitus ja tänu sulle. Ja Jumal, me täname sind, et sina ütled oma sõnas meile sedasi, et noomi tarka ja ta võtab veelgi enam õpetust. Ja me täname sind, Jumal, et sa oled täna otsustanud veel meiega rääkida ja mõned asjad on võib-olla väga teravaltki täna öeldud, aga Jumal, me täname sind, et need on tarkadele öeldud. Ja isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle Jeesuse nimel. Aamen.